Tere, mina olen Veronika ja nüüd räägin ma teile WordPressis asuvatest lehtedest, menüüst, rubriikidest ja postitustest. Mis vahe neil on? Lehed tulevad ilmsiks siin, menüüs. Pealehed, alamlehed. Läheme töölauale. Töölaual on lehed siin, lisa uus. Lisame siia uue lehe, vaatame, mis juhtub. Leht, paneme siia 3 punkti. Tasemed saabki siit vaadata, nagu ennem nägite menüüst, juba siin on ülem- ja alamlehed olemas. Meie ei pane mingit taset, see jääb kõige siis esimeseks. Siin saab ka kuupäeva muuta, avaldamiskuupäeva, panna tulevikku. Tegelikult saab ka avaldamiskuupäeva minevikuks teha, saab mustandina salvestada. Siin on ka võimalik valida, olenevalt siis teemast, mida sa kasutad, neid võimalusi on väga erinevaid. Sellel teemal siis on võimalik valida sellist asja, et postitus tuleks üle terve lehe ja tuleks seda kõrvalpaneeli, nii et siis see leht täidaks terve ekraani ära. Ja küll, teeme nüüd selle lehe valmis. Läheme jälle blogisse tagasi, ma teen väikse refreshi. Ja siin on siis näha leht. Võt nii. Nüüd on võimalik teha ka alamleht sellele lehele, mis me nüüd tegime. Paneme lisa uus. Alamleht. Ja siis paneme tasemeks leht. Avalda. Vaatame, mis juhtus. Siin on leht ja siin on alamleht. Nii palju siis lehtedest. Lisame nüüd uue postituse, sellepärast et uus rubriik ei tule enne nähtavale pealehel, kui seal postitust ei ole peal. Paneme siis siia test, postitus. Ja lisame ühe pildi, näiteks, see oleks huvitavam. Paneme sellise ühe pildi. Siin sa saad ka pildi suurust valida. Paneme siis kohe suure. Niimoodi. Nüüd siis on võimalik valida rubriik, kus sa seda postitada tahad, seda postitust. Me paneme siis testi, paneme näiteks ka turunda nutikalt alla, sest valida võib mitu. No ja kuna mina siin blogin ka, paneme siis minule ka veel. Niimoodi avaldame nüüd. Suurepärane. Teeme jälle väikse refreshi. Ja vaatame, kus see postitus nüüd on. Esiteks postitus tuleb, meil on siin pandud blogipostitused kõige vaikimisi kohe kõige esimeseks esilehele. Siis see testpostitus tuli nähtavale siin. Ja samas on siin ka see rubriik nüüd näha test. Ja testrubriigi all on see postitus täpselt samamoodi näha. Läheme Veronika blogi rubriigi alla. Ja on see postitus ka siin näha. Samuti on siin näha minu eelmised postitused. Nüüd siis on selge, mis vahe on lehtedel, postitustel ja rubriikidel. Lehed, postitused, rubriigid. Aitäh kuulamast!